juba armsaks saanud puhkekoht number 11. Nõvalt siia tulles terve selle aja kummitas Jaan Tätte laul Tuulevaiksel ööl. On ikka mees hea laulu teinud. Nüüd pole muud kui ümber riietumine, pakkimine ja randa. Mis vahepeal siin veel silma torkas, pohli on vähe, ussikad on väikesed, kukeseini ei ole üldse ja mesilasi on palju. Peab ütlema, et meri tegi natukene arvatust karusemat või kurjemat häält, kui ma sealt mändide vahelt siia randa jõudsin. Aga see, et väike selline säbrutus või katus on peal, see on igal juhul hea. Nii nagu ta merikapüügil tuleb kasuks, siis ma arvan nestapüügil ka. Et kala on julgem lihtsalt. Püüdjaid praegu ei näe. Vesi on täiesti okei temperatuuriga, käega katsudes, ta on ikkagi jahe, võib-olla 13, 14, 15, täpselt on raske öelda. Ja olud on head, natuke ootan, siis viskan õnged sisse. Halb uudis on see, et rohtu on palju kalda ääres, kuna viimane torm oli alles 2 päeva sisuliselt tagasi, et see kõik ei ole jõudnud veel nii-öelda ära klaarida. Järelikult visked tuleb teha võimalikult pikad, et rohi ei hakkaks siis öösel, kui siin tuul keerutama hakkab põhja poole, seda liini nagu kõrvale vedama. Vaatame, mis saab. Kuna minu iPhone'i aku lõpetas varastel hommikutundidel töötamise, siis tuleb kokkuvõtted sellelt kalakäigust juba teha koduse laua tagant. Lühikokkuvõte oleks siis järgmine. 13 lesta kokku, 8 võtsin ära, 5 tagasi. Sain ka 5 säinast. Säinad kõik väiksed, sellised keskmise või suure särjemõõtu. Toimus veel üks huvitav asi, et südaöö paiku, kui kala tegelikult hakkas kõige paremini ka võtma, tuulesuund muutus ja nii nagu päris tihti juhtub, siis tuul muutub ka tugevamaks, puhanguliseks ja niimoodi tuli
hommikuni välja võidelda päris tugeva murdlainega, et see tuli niimoodi pah ja pah siis kaldasse, nii nagu see toimub tavaliselt oktoobris näiteks. Nii et püüd oli lõpuosas juba üsna ebamugav. Üks oluline sündmus võib-olla oli veel, et juba tuulega võideldes ei märganud, et ühel õngel sinna otsa tulnud tuublina keskmine lest, üks väike säinas, olid vedanud selle liini kaldaga paralleelseks sinna Ridaküla poole. See tähendas seda, et see adruvall, mis oli siis otse kalda ääres, hakkis kõik need adruribad sinna liini külge ehk kujunes see vana hea tuntud köis. Vedasin selle välja, puhastasin liini ära, aga kuna sõlm jäi sisse, üks pusa tuli sisse, siis ma tegelikult pidin raiskama ka aega sellele, et ma vahetasin ühe rulli kogu tamiili nagu ära. Ja siis sain oma 3. õnge jälle korda. Nii et sündmusi oli, aga kokkuvõttes jäi muidugi rahule. Selle kuupäeva kohta 8 lesta kaasa. Täitsa okei. Mis edasi saab, seda praegu ei oska öelda veel. Ma arvan, et suvel enam lestale ei lähe. See tähendab, et järgmine Pirakülla käik tuleks juba septembris või isegi tõenäolisemalt oktoobris. Peatse kohtumiseni!